õhtust istume nüüd mitte nüüd enam Orissaare köögis, aga Taavi juures köögis. Ja sügavad muljed on pärast tänast koosoleku, et ma soovitan kõigil kuulata ka minu lehelt järgi ja kus Laava räägib. Et paljud asjad avanevad palju rohkem, aga kuna lubatud jäi, et me räägime just sellest niinimetatud teemonitest ja teemoni jahtimisest ja kus ja kas need teemonid on. Ma usun, et teemonid on olemas, ma ei ole nagu selle vastu. Aga vahel mul tundub, et neid otsitakse sealt, kus neid üldse ei ole. Ja tegelikult lammutatakse niimoodi inimesi selles suhtes. Et tegelikult, see ei ole üldse see. Ja siis inimene hakkabki pilku pöörama selle peale ja hakkab otsima enesest teemonit, mitte Kristust. Ja sellest tuleb langus lõpuks. Kuidas sina näed seda? Et kus saadik on see õige asi või siis, mul oli vahepeal selline nägemus, et on inimesed vahepeal, kes tõesti vajavad seda väljavist. Mulle tundub, et enamjaolt saab sellega täiesti ise inimene hakkama, mitte inimene, see on nüüd jälle valesti öelda, selles suhtes inimene, et ta viib jalad kirikusse, ülistab seal, nad ise olevad minema. Kuidas see üldse on see nende teemonitega ja see õpetus ajab vahepeal erinevates kirikutes natuke segamini? Jah, kui sellest rääkida, et need erinevad, kuidas ütleme, et iga asi on, ütleme, Jumala riigis on iga asi omal kohal. Ja nagu nii-öelda nagu iga inimene Jumala riigis on ka kutsutud teostama oma kohta ja oma rolli. Vaata, sa ei saa, nii nagu ütleme, tavaliselt kogudus muutub pastori nägu. See on suke, et kuidas ütleme, tahes tahtmata, et nad kogu aeg kuulevad ühte ja sama inimest, kes on ühes kindlas teenistuses, siis selles koguduses areneb välja ka nagu ütleme see teenimisviis, aga paljud inimesed kõrvalt on nagu tegevuseta, sellepärast, et nendel pole seda kutsumist. Ja nüüd vastuollu lähevad seal ka kõige rohkem need inimesed koguduses selle nii-öelda siis pastoriga. Ma eeldan, et kui pastor iga pühapäev nagu jutlustab, seal räägib, ja teised nagu esile ei tule, teised teenistused nagu ei toimi. Ja nüüd on ka niimoodi, ütleme samamoodi, nagu sa esitad küsimuse nagu nende teemonite koha pealt. Et ühe külle pealt mina näen, et me ei peaks tegelema üldse nendega. Need ei kuulu üldse meie teatud mõttes sinna kompetentsi. Aga nüüd, kui nad tee peale tulevad, siis me tegeleme nendega. Aga et nüüd igal pool näha, nagu öeldakse, iga pöörse taga näha hunti. Et käia jahtimas. Jah, nagu käia jahtimas ja hakata igal pool nägema teemonlikku probleemi. See on ka nüüd jälle äärmuslik, ütleme niimoodi, et see viib nagu pilgu jumalalt, kuigi sa oled palves ka, aga viib pilgu jumalalt sellega poolest ära just, et kus ta nüüd on. Tegelikult meie iga uuesti sündinud jumala lapse, ütleme, vaade peaks olema kuningate kuningal, isandate isandal. Temast vastavalt, kuidas on minul ilmutus temast, vastavalt selleks ka mina muutun. Õige saab toota õigust. On ju, et kui sa oled osa saanud Jumala armastusest, siis sa saad armastada. Ja nii, et ka, ütleme nüüd, kui teemonitega tegeldakse, see on nüüd minu isiklik selline nägemine. Ma ütleks üldse niimoodi. Teemonid kui sellised tegelased ei vääri üldse, et me neid vaatame. Nendel ei ole väärtust. Nad on kaotajaks tehtud. Neid on juba avalikult, ütleme, nii nagu on Jeesus ütleb, pilkealuseks avalikult tehtud. Ma küsiks, miks me kaotajaga tegeleme? Meid on kutsutud võitjaga või ütleme siis nagu vaimulikus keeles Jumala võidmises liikuma siin maa peal tema enda lähedal oluga. Sest kogu meie elu on tegelikult Jumala, võiks öelda, au, selline külgetõmbe jõud või moment meie elus, mida me armastame, on ju teda me armastame. Ja temast lähtuvalt me tahame ju kõik asju esile tuua. Ma küsiks, mis siin teemonid siia puutuvad? Ma saan aru, vaimuilmas, ütleks seda ka, et vaimuilm on ehitatud üles huvitavalt selles mõttes. Inimene kui ütleme, mingisugune subjekt, siis teemonid tahavad
väljendada inimese läbi, aga Jumal tahab ka väljendada inimese läbi. Teemonid tahavad inimese tähelepanu, Jumal tahab inimese tähelepanu. Tegelikult kõik see vaimne ilm tahab elada läbi inimese. Öeldakse, et Jeesus Kristus sai lihaks, aga ta peab täna ka lihaks saama. Aga nüüd tihti, kui meie pilk on teemonite peal, ma küsin, kuidas? Vaata, nüüd ongi see, et me teeme siin midagi, mitte see, et vaata, seda on raske seda seletada selle poolest, et need inimesed, kes on nagu teemoni jahtijad või ma kuidagi nimetaksin neid sellisteks. Vaata mõnes kogus, aga no vaata ongi, isegi katoliku kirikus on vaata eksortistid. Jah, on. Käivadki, tegelevadki ja otsivad kogu. Tegelevadki sellega. Aga mina olen omal ajal, mul on kogemus olemas, sest ma olin ka üks vahe selle asja sees. Ja tõesti meeldibki, ta on põnev. Temaga on, palju sellist sensatsioonilist või sellist, kogeda nende, kuidas nad inimestest lahkuvad, kuskilt ruumidest, majadest lahkuvad, kus on niisugused imelikud, imelikud sellised teemonlikud nähtused. See on kõik tore, aga häda, kui meie pilk hakkabki neid asju taga ajama või otsima neid. Siis on küsimus, kus kohas, kes saab sinu tähelepanu, siis paratamatult see hakkab ka avaldama ennast sinu läbi, sest meie hing on lahinguväli. Vaat selles me peame hoolt kandma, et Kristus minu elu saab minu selle peamise. Muidugi hing on lahinguväli. Ma rääkin ju vaata sellest laava ka pärast, et ma ütlesin, et vahepeal, et ma ei saanud aru, kus kohas, kui kõik oli väga hästi, hakkas järsku halvasti minema. Ja ta ütleski, et aga hingevaenlane. Jumal teeb hingepäästet, aga see hingevaenlane teab sinu lapsepõlvest neid valusaid kohti. Ja ta tuleb kuskilt ja vajutab selle koha peale. Nõrkade kohtade peale, ei märka. Et sellepärast ongi see, lisaks hingepäästele peaks olema kogudus ka hinge tervendamine. Ja. Ma küll olen õppinud hingehoidjaks, ma ei näe koguduses, et hingehoidja töö pastor on ka öeldakse ju hingekarjane või kuidagi niimoodi, sest Jeesus kui ülemkarjane, tema on meie kõigi karjane, aga pastor on ju ka tegelikult tuleb ju ikkagi sellest sõnast kui hingekarjane. Aga nüüd, kuidas pastor kuskil on? Kas ta on pastor? Nüüd paljud ei saa sellest aru võib-olla. Et ma ei räägi ametist, pastori ametist, see ei puutu üldse asjasse. Ma räägin pastori vaimulikust teenistusest. See on kõik, mis määrab. Aga paljudes kogudustes pole ju pastorit. Seal võib olla 3-4 pastorit, aga pastorit ei ole tegelikult. Võib-olla on mingid teatud õpetused. Õpetaja, ütleme. Kui palju ta õpetab ja mida ta õpetab. Õpetaja ametid on ja kõik selliseid võib olla. Ja kas see õpetajagi õpetaja on? Mõni õpetaja on ikka õpetaja ka ja mõni õpetaja üldse õpetaja. On väga erinevaid. Aga jah. Kas see õpetajagi õpetaja on? Vahel on õpetaja kirjatundja. Jah, kirjatundjaid on rohkem kui õpetajaid. Mina olen, ütleme, see on elu paratamatus, siin ei ole midagi teha. Kõik, mis liigub täna, kogu see vaimulik tarkus, mis meil on piiblisse antud, kõik, mis liigub läbi inimliku meele, on kirja tundmine. Oleme ausad. Räägime asju, nagu asjad on. Mul oli natuke segaduseks ka täna, ütleme see meelte alal ja niimoodi kõik see, et toimub. Ja kui tänas ka Slava rääkis, et kuidas ta ütles nüüd? Ma jooksen kokku praegu. Et vaata, kui kust me saame teada lõpuks, kas me sööme sealt heast või kurjast puust. Et mul tekiski küsimus, et ja siis mõttes vastasin ise nagu endale, et piiblist ju. Aga samas sõna ju räägib ka kahte pidi. Et kuidas ma saan vaimus selle hea kurja tundmise kätte seal. Et kas on vaja mingit vaimude eristamise andi või hea ja kurja, vaata, kuidas on, et ma pean tundma head ja kurja. Samas ma pean tundma selle puud, kui nad on nii sarnased, et kust puust see tuleb. Et tuleb välja, et ma vastasin ka selle metselipuu suhtes valesti ma sees. Et seega näitab, et mul ei ole ikkagi seda tunnetust. Vaata see hea ja kurja tundmise puu ja ütleme see elupuu. Me sööme küll, ütleme, meid on ju uuesti sünnis on ju asetatud tegelikult elupuusse, kui niimoodi võtta on ju. Meid on tehtud, kui nüüd kaugemal veel minna, siis me ise oleme saanud elupuuks, aga ärme nii kaugele mine veel, see on palju. Aga et võtame seda siis niimoodi, et kust sa ammutad endale nagu sellise roa või toidu. Kas sa seda ammutades, kui sa näiteks loed piiblit, kas sa piiblit lugedes sinu mõttemaailmas on teadmine, mina ammutan elu siit raamatust.
Või olen ma hea ja kurja tundmise puus, et ma loen piiblit ja kogu aeg määratlen nagu mis on õige, mis on vale, mis on hea, mis on halb. See on ju hea ja kurja tundmise puu. No vot just, jah. No vot, aga kas me kristlastena sööme üldse, ma mõtlen elupuu vilja? Või sööme hea ja kurja tundmise puust jätkuvalt? Täna kogesin, kui see oli mul, siis ma arvan, et on ka paljudel teistel see kristlastel see olnud. Et noh, minul tuli meelde, kus ma 20 aastat tagasi päästetud ja mulle küll pastor ütles, et hakka lugema Uuest Testamendist. Ma ei seda raamatut hakkasin algusest lugema ja hakkasin Vanast Testamendist lugema. Ja mida ma siis tegin? Ma ju ainult olin see hea ja kurja puu viljaga. Ma määratlesin, kas Jumal tegi õieti või valesti. Ja ma kogu aeg mõistsin Jumala üle kohut. Ja mulle kuidagi täna jõudis see nagu õieti kohale. Et noh, ma arvan, et väga paljud kristlased on lugenud mingit teatud kirjakohti, ükskõik kus piiblist isegi. Olgu see uus testamendist leiad ka mõned kohad. Aga vanas on need eriti palju võrdsikalt. Et sa oled see kohtunik olnud niimoodi. Nii. Kusjuures ise ma mõtlesin, et kunagi, et mina nagu olen parem kui teised. Ma vähemalt teisi kristlasi ei materda. Aga tuleb välja, et samas meil Jumalat olen materdanud nii, et tolmab. No vaat see on nii salakaval asi on see, kas sa mõistad kellegi hukka, aga sama asi on, sa mõistad ka kedagi kõrval õigeks. Teilt sama hinnangu andmine, jälle hea ja kurja tundmise puu. Just, et see oli nagu täna väga õigeks mõist võib olla hea ja kurja tundmise puu. Ongi nii. Kuidas jääda sinna neutraalseks siis? Ma ütlen, inimlikult sa ei saagi jääda või polegi võimalik. Sest et me olemegi uuesti sündinud, sest uuesti sünnis ongi see mõte, et ma võtan ju asju taevast enda ellu. Ma kuulen selles Jumala häält ja Jumala hääle kuulmises saan ma olla elupuu osas. Vastasel korral, tead, ma ütleks, et mis praktiliselt, ma ütlen, mulle tundub isiklikult, väga vähe asju võib öelda on elupuus. On vist jah. Kõik kristlik maailm enamalt jaolt on hea ja kurja tundmise puu osa. Ja samas temas on kõik. Kõik on temas. Sest kui ma korra vaid, ütleme niimoodi, hetkeks puudutan näiteks, kas või nagu selles kadunud poja loos, puudutan Jumala armastust. See lummab mind nii tugevalt, et need teised kirjakohad ei sõida enam mulle sisse. Noh, ma mõtlen, mis nüüd on, teate, ma ütlen, see piibel on täis, tegelikult ütleme niimoodi, hea ja kurja tundmise puu mõtteviisis, kui sa nagu elad ja oled, ainult ühed vasturääkivused on. Üks väidab nii, teine väidab naa, kolmas näidab nii. Mul kadusid need vasturääkimised täna ära. No täpselt, kui sa saad kokku Jumala armastusega, saad aru millestki muust. Need ükski see, kuidas ütleme, see kirjutatud on tasand. Vaata, kõik, mis me tsiteerime kogu aeg, aga kirjutatud on. Piibel on täis kirjutatud, aga see ei ole mulle. Aga siis ütlevad, aga Jeesus ütles ka kuradile kirjutatud on. Ja täpselt. Ja nii nad 11 materdavad, see oli Facebooki grupis. No mina näen seda, et Jeesus sai vaid öelda ainult kirjutatud on tasandit, kes tundis oma isa ja tundis, mida isa kirjutas. Ja ta ütles isast lähtuvat sõna, sest Jeesus kõike, mida ta räägib, ta ütleb ainult vaimu ja elu välja. Ta ei räägi surmateenistust, nagu variserid tõid välja, aga Moosese seadus ütleb, kas sa ei tee seda, kas sa ei toimeta. See on ju kõik surmateenistus, on ju? Teilt surmateenistuse tasand. Või see hea kurja tundmise puus kinni olemine. Et meid on ju kutsutud olema, nüüd ütleme, elupuu ja kõik, mis on elupuu vili, on nüüd Jumala isa armastus. Nii et ei ole enam, et ütleme, et inimene elab Jumala ees. Ütleme selles, näiteks kui sa elad selles hea ja kurja tundmise puu osas, ütleme selle mõtteviisi all, selle kandja oled, siis kuidas nagu sa väljendad? Ma püüan käsku täita, siis on järgmine küsimus. Milleks? No sellepärast kirjutatud on ju. Ja nüüd, et kui kirjutatud on, ma täidan käsku, siis ma mõistan, vaat nüüd olen ma Jumalale vastu võetav, lähtuvalt sellest, et ma elan ilusat, moraalset, teisi abistades seda head elu elan. Ja nüüd ma sellega nagu püüan taodelda Jumala heaks kiitu. Aga see pole üldse elupuu. Aga mis on elupuu? Elupuu on see, Jumal on pannud oma vaimu meie sisse, see on armastus. Jumala vaim on armastus, ütleme, Jumal on armastus, tema vaim on armastus. Kui see
mida me teeme või elame. Vaata Luuke evangeeliumis seal ütleb ka, praegu ei tulegi ette, kus kohas see oli, 7. peatükis ütleb seal niimoodi, et ma räägin selle mõtte lihtsalt, et ta ütleb niimoodi, et armastage oma vaenlasi. No väga lihtne põhimõte. Armastage oma vaenlasi ja tehke head neile. Nüüd inimese mõtteviis käib seda radapidi. Nüüd ma mõtlen hea ja kurja tundmise puus käib niimoodi. Kirjutatud on, sa pead oma vaenlast armastama, sa pead neile head tegema. Nüüd ma lähen oma vaenlase juurde ja teen talle ühe heateo. Ja nüüd lootes, et nüüd ma saan Jumala poolt heakskiidu, aga ma tegin ju nagu kirjutatud on. Aga nüüd tegelikult on see hea ja kurja tundmise puu. Ja jama nüüd seisneb selles, või see halb pool seisneb selles, Jumal on meie sisse pannud oma vaimu, oma armastuse. Jumal tahab esmalt, et ma armastan vaenlast ja selle läbi, et ma teda armastan, teen ma talle head. Hoopis teistpidi käik on. See hea tähendab ka ju, vaata see, nagu me täna teada saime, et see hea ei tähenda üldse head meie mõistes, et hea ja halb, et see kaalumine, et me ei tee ju head, vaid me toome, tuleb välja, et see hea ongi ainult see, et me toome esile Jumala tahet. Jah, ainult see saab olla hea. Aga see vaenlasele ei pruugi olla see, ütleme see ilus kook, mis ma ahjus küpsetasin oma vaenlasele, et lõpime ära, vaid just see, et ma teen seda Jumala tahet. See võib olla ka vitsakimp. Ja mis iganes see võib olla. Kui Jumal tahab. Et see on just, et see, et aga kuidas sa siis tunned ära, et ma nüüd ei pane puusse, et ma nüüd nagu valest puust jälle ei söö. See mõttetasandi muutmine on ju nii keeruline, et ma teaksin kindlalt, et nüüd see on Jumala tahe. Et ma iga hetk pean igat asja kaaluma ja mõõtma siis, et läheb ka keeruliseks. On küll. Aga tegelikult seda seedida ja mõtiskleda selle üle, tegelikult ma pean tunnetama seda, et see on Jumala armastus, mis paneb tegelikult mind tegutsema. See lähteallikas on minu Jumal, kes nii-öelda tahab. Siis mina ütlen, Jumal, ma ka tahan või ma nõustun Jumalaga enese sees, et lähtuvalt tema armastusest ka mina armastan. Kui ma sain näiteks Jumala käest selle armu ilmutuse, ma ei tea, mulle võidakse rääkida nüüd vastu kirjakohti on piiblis armule küllalt. Pane terve judaism vastu. Kõik on armule vastu, võiks niimoodi öelda. Enamus ja, mitte 100%, aga ütleme suures osas. Ja nüüd igaüks leiab piiblist selle kirjutatud on tasandis endale vastuvõetava. Nüüd on põhiliselt, kus koguduses keegi käib. Mida seal koguduses kõneldakse? Vaata nagu Facebookis ka vaatad vahel. Kuula nende arutlusi. Vahel ütled, taevas, tule appi, mis siin toimub, on ju. Hullu maja. Ma küsin, kus on eluallikas? Kus on elu andev vaim? Me saame rääkida tegelikult ainult elu. Ülejäänud on kõik kurjateenistus. Ta läheb sinna valdkonda, et nüüd mitte kurat ei tegutse maailmas, kurat tegutseb ju koguduses. Kristlaste keskel. Aga ega kristlane ise aru ei saa, et kurat tema kaudu tegutseb. Teine ütleb, et ei, mina elan Jumala sõnas, kirjutatud on, ma elan selle järgi. Arvatakse seda, et kui sa oled moraalselt õige, siis kurat ei tegutse. Kui sa teed mingi moraali vea, siis on kurat selle kaudu. Vaata, aga see näitab, kus kohas meie kristlus täna on. Kas seda saab kristluseks nimetada? Sinna pane ükskõik milline religiooni nimetus. Nad kõik on ju seal. Miks me nimetame üldse seda kristluseks? Samas, kuidas viia nende elu? Tegelikult ma tean väga väga ka nendes kristlikes gruppides, ka Jumal on näidanud, et tegelikult nad on väsinud kõigest, nad ei taha... Aga väsivadki ära. Nad ei taha piiblit lugema. Peabki väsima. Nad veel viitsivad seal Facebookis vaielda, aga nad isegi kirikusse lähevad kohusetundest, et Jumalale meeldida. Piiblit loevad ka võib-olla heal juhul natuke loevad, et lihtsalt sedast pastor ütles, et sõna peab lugema. Aga seda kohuse tunne veel sunnib. Aga seda tahet ei ole. Ja paljud on ka ära jäänud, et ma ei viitsi enam. Sest elu ei ole. Vaata, põnevus tekib selles hetkes, kui sa saad, nagu ütelda, sina sõbraks saad näiteks piibliga. Piibel hakkab sind kõnetama ja see on see, mis paneb põnevuse asja sisse. Nii et kui kaks kristlast, öö-vennaga kokku saame, täna õhtulgi pidime jälle kokku minema või nii, sa lähed kokku kellegiga, sul on põnevus, sa lähed ilmutusest rääkima, sa lähed rääkima seda, mida Jumal on sulle andnud. Nüüd teine räägib vastu, mida Jumal on talle andnud. Nüüd sina räägid, mida Jumal on sulle andnud. Ega meie aruta kirjatähte.
Aga tihti, kui kristlane tuleb kirjatähe tasandis arutlema, vaat seal ütleb sõna nii, seal ütleb vastupidi. Seal tuleb vaidlus juba. No vot see läheb juba selle hea ja kurja tundmise. Kes tunneb paremini piiblit ja oskab ära teha kellegile mingi kirja kohavalt. Ja siis me ütleme, kes on nüüd targem, kes omab suuremat, ütleme, aju valgustatust Jumala sõnast. Ma küsin, mida sellega peale hakkad? See on hea, kui sul see on, aga see pole elutasand üldse. See on ära tegemise tasand teisele. See on kuratlik tegelikult loomult. Ta ei ole üldse see, kuhu meid on kutsutud. Meid on kutsutud elama sõnas ja elama välja ise sõna. On ju, kui tema mulle on sõna, siis mina olen omakorda talle nüüd sõna välja elamine või sõna saab ju minus lihaks. Nii et mina siis elan tagajärjena teda. Nii et mina ei taha kunagi laskuda vaidlustesse. Minu meelest see on üks nii kuratlik ala või nii teemonlik, et siis kui veel hakata teemonitest ka rääkima ja siis veel millegi üle vaidlema, no ma ei tea, ma parem loobun sellest, ei ole minu asi. Vaielgu need, kes vaidlevad ja igal ühel on oma õigus. No kuule, aga kuhu me selle õigusega läheme, kui see pole Jumala õigus? Ja nüüd, kui ma ei ole osa saanud Jumala enda südames olevast armastusest, mida ma välja toon? Siis ma toon teadmisi ainult. Ongi ju paljud tegelikult lähevad kirikusse haavatuna, saavad seal haavasid juurde. See ei saagi muud välja tuua ju. Ega ei olegi muud välja tuua. Ja, tõsi on. Ja kirikus ju ka ei räägita tegelikult elupuust, vaid räägitakse hea ja kurja tundmise puust. No täpselt. Kuidas siis üldse Eesti Kristus kuhu saab areneda? Ega inimlikult siin ei ole välja pääsu. Sest me arendame ainult inimlikult ühte kristlikku religiooni, aga see on surmateenistus. See ei ole elutasand üldse, aga Jumal võib igal hetkel sisse tulla ja muuta selle eluks. On ju? Nüüd, kui Jumala vaim korraga kõnetab, vaat nüüd läheb õhus selline, kuidas ütelda, action või selline, sensatsioon, põnevus. Jumal, sa oled kohal. Või teinekord ma vaatan palveski olles, vaata kui Jumal ütleb võib-olla teinekord väga karmilt sulle küll midagi, aga sinu sees on kohe see vau-moment, sa oled jälle kohal. Ma ootan sind, räägi veel. Või tähendab, kõik läheb põlema sees, on ju. See on niuke, ekstreemsus või kuidas ütleme, inimlikkuse suhtes, et vaata, ta ei ole see, et ma õpin midagi selgeks või pühapäeval pastor ütleb, et või küsitakse, kas pastoril on pühapäevaks jutlus olemas või niimoodi. Siuke inimlik. Parem ma küsin, kas Jumal on millegiga sind kõnetanud. On ju, kas ta on sulle midagi andnud, sest vaid üksnes seda me saame rahvaga jagada, et elupuu tasand saaks jätkuda. Aga mõni võib-olla polegi jõudnud elupuu tasandissegi. Kuna ei teatagi, mis see on. Ei tunnegi seda nagu. See elupuu on siis, kui sa lõpetad ära hinnangute andmise. No aga sa ei saa enam hinnanguid anda. Aga kuidas sa annad hinnanguid? Aga tegelikult ju hinnangute andmine... No see on inimlik. See on inimlik. Isegi kui sa tahad kedagi kiita, on see juba hinnang. Juba on hinnang. Sa oled hea, järelikult see teine on halb ju. Ja. On ju? Täpselt on. Ja tegelikult mis see hea on? Hea on ainult Jumala tahte sünd. Jumala esile tulek on hea. Mitte midagi muud ei ole head. Kõik, mis on inimesega seonduv, inimene on kui vahend, keda Jumal kasutab, on ju, või keda Jumal võtab, saadab siit sinna, annab oma sõnumi, mine vii edasi. Ega inimene pole iseenesest ju mitte midagi, ta on vahendaja ainult. Aga nüüd on, kuidas taevas meie üle on avatud ja lahti, mida me saame teistega jagada. Aga see lähteallikas, nagu ta ütleb käsu koha pealt ka, et mis on see ülim? Ülim on see, et Jumala armastus on meie sees ja kõike, mida me teeme me armastusest seda ju Jumala vastu. Tegelikult see on elu andev. Ja nüüd ma püüan igal pool näha pääseteed. Ma püüan, sest miks Jumal püüab seda või mitte püüab, aga Jumal on pääsetee, on ju. Ja kui tema on pääsetee, siis ka minu vaade kõikjale on, et Jumal tahab kõiki päästa. Aga kuidas ta saab päästa? Nüüd mina hakkan ka otsima seda võimalust, sest Jumal on see, kes seda otsib, kuni ta leiab. On ju, kadunud poeg tuli koju, ta ei tulnud mitte niimoodi, et nagu isa või Jumala pilt seal, ei ütle kohe, nii, nüüd sa tuled kohtu ette ja nüüd sa annad aru kõigest, mida sa tegid. Milleks, ma küsin? Aga seda teeb tihti kogudus. Või nagu piltlikult eila selle pildi, kuulasin ühte vene jutlustajat. Tema rääkis sellest käsu ja armu sellest vahelisest suhtest, jäin kuulama teda. Aga ta ütles huvitavalt ka, et näiteks, ta tõi lihtsalt sellise välise pildi.
see oli muidugi hea jutt, mis ta rääkis iseenesest, aga see mõte, ma jäin selle mõttega mõtlema, ta ütles niimoodi, et näiteks kui noored tulevad kogudusse, ta tõi lihtsalt ühe pildi, siis ta ütles selle peale niimoodi, et me tahame ju noori aidata. Siis ta ütles sellele, et aga me oleme koguduses kehtestanud niimoodi, et kui 2 noort armuvad üksteisesse, siis meie paneme nendele piiri vahele, et nad ei saaks väga lähedaseks, sellepärast, et kui nad kogemata või niimoodi satuvad sellisesse abielueelsesse suhtesse, siis on jama majas. Aga meie kehtestame korra, et nad ei saaks niimoodi sellisesse tasandisse laskuda. Ja siis ta ütles, et kindlasti teie koguduses või kus ta seal kõneles, ütles, kindlasti teie koguduses on samasugune seadus. Ei, ma ütleks niimoodi, ega mul pole ju selle vastu, et niisugused seadused on. Aga ma küsiks ainult, aga miks te tahate elada hea ja kurja tundmise puus? Miks te ei taha tulla elupuu tasandisse? Aga ei nähtagi vahel seda üldse. Sest võetakse loomulikult kõike. See on ikka väga keeruline. See on keeruline, jah. Sest kui on inimlik mõistus ja see, et ma loen piiblist palju teadmisi endale, ma tean väga paljudki. On ju, mul ka siin ütleme 40, mis ma olen juba aastad kristlane olnud, on ju, ikka selle aja jooksul tuleb teadmisi küllalt palju. Aga ma pean kogu aeg sorteerima ja küsima ka eilses ilmutuses, Jumal, mida sa mulle tänases räägid? Ma ei saa eilsetki kaasa võtta, rääkimata siis kirjatähe tundmisest. Kui ma ei saa vaimu ilmutust kaasa võtta, mis oli mul eilses, sest ta tahab mulle kogu aeg ju uut tuua. Jeesus ei tee ju mitte ühele inimesele, kuidas ütleme niimoodi, kuidas ta neid asju seal tegi ja teostas, ta tegi lähtuvalt, mida ta isa nägi. Ta ei tee 2 inimesele ühtmoodi. Sest isal ei ole, kordus sellist, tervendasin seal niimoodi, homme tervendan samamoodi. Vaata nii paljud, vaata kirjakast on ka, et Jeesus ütleb, ma ei tunnegi teid pärast, et paljud mõtlevad, et ongi nii tuvi, et ma loen seda kirjatahte isegi 60 aastat võib-olla ja ma käingi iga pühapäeva kirikus ja ma elangi ontlikku elu, et ma ei tee ühtegi, ma ei tapa kedagi ära ja ma omamoodi armastangi Jumalat oma inimliku armastusega. Ja minust saab kui üks hea inimene või moraalne inimene, aga ka see on sellest hea ja kurja tundmise puust ju. No ongi, et siis hea ja kurja tundmise puu, kes nagu ei tea, kuidas ennast mõõta, kummas puus oled, ongi, kas sa jälgi oma moraali. See ei tähenda seda, et mingi moraalitust ei, see ei ole mitte vastu. Jumal hakkab sind just vastupidi muutma ja paremuse nagu nii kristlased saavad headeks inimeseks, aga see peaks olema tagajärg, mitte saavutamise eesmärk. Tähendab, see on juba, kui ta on eesmärk, on ta hea ja kurja tundmise puu. Sest kõik, mis Jumala eluga kaasneb, on moraalne, on hea, on käsu täitmine, on see, mis on Jumala normatiiv ja nõue. Aga kui aluseks on armastus, ma just seda tahan rõhutada, ja kui me mõistame, et Jumal on armastus ja rääkimata tingimusteta armastus, see juba lööb meil pead lõhki. Siit me ei saa enam edasi, inimlikult edasi enam ei saa. Kui ma ütlen, et Jumal on armastus. Nüüd me kõik kristlased ütleme, jaa, ma usun. Palun väga, usu edasi. Sa enam ei saa kusagile, kui sul on hea ja kurja tundmise puu. Sest siin ma võin hakata nüüd nii palju küsimusi esitama. Kuidas edasi saad minna, kui Jumal on näiteks tingimusteta armastus? Nii, aga nüüd võtta ükskõik mis teema käsile. Kristlane on kohe umbes omadega. No ta ei saa lihtsalt mõelda edasi. Aga miks ta ei saa? Hea kurja tundmise puu takistab selle mõtlemist. On ju? Sest küsimusi Jumala tingimusteta armastuse vastu on lõputult palju. Et meeleparandus ei ole siis nagu lihadistsiplineerimine, vaid see mõttemall, kus sa hakkad vahet tegema, kas sa oled elupuu. Jah, täpselt. Ja see ongi see, et sa vaatled ennast hommikust õhtuni alguses. Et sa saaksidki aru, et kus ma olen praegu oma mõtetes. Ja see mõtted hakkavadki, see meel hakkab muutuma Kristuse meeleks. Tegelikult see meeleparandus ongi see, et sa vaatled Kristust ja sellest sa kogu aeg paraned. Aga see ei ole nagu inimesed ütlevad, et mis meeleparandus oleks nagu see patutegudest ära pöördumine, öeldes, Jumal, ma enam seda ei tee. Mis asi see on, ma tahaks teada. Kas see on hea ja kurja tundmise puu lähe, on ju? Sest ma pean Kristuselt seda omama, seda saama, mitte et see halb on. Jälle, me ei tohi vastandada seda. Kui me ütleme jälle, et
ta on siis tähendab meeleparanduse vastu. Ei, ma ei ole selle vastu. Aga inimlikkus vastandab. Aga vaimulikkus pole vastandamist. On ju, kuidas sa nüüd sellega edasi lähed? Kui Jumal on tingimusteta armastus, nüüd paljud ütlevad, ma usun. Aga kuidas ma edasi lähen? Sest inimesel on ainult tingimused. Kuidas sa hakkad koos Jumalaga elama, kes on tingimusteta armastus? On ju, nüüd ta ütlebki, Jumala rahval on hingamise aeg ees. Oota, kus kohas on hingamise aeg ees? Tema armastuses on hingamine. Sest nüüd sa hingad kõigist oma tegudest, sest sa oled ühenduse saanud eluallikaga või selle taevase olemisega. Ja nüüd, kuidas see taevas ennast avaldab, ta avaldabki armastusega ju. Ja nüüd ma ei küsi enam, oota, mis see mulle korda läheb. Vaata, see hea ja kurja tundmise puu esimene asi on, et kui inimene langes ju pattu, inimesest sai egoist. Kõike asju inimene küsib ja palvetab täna ka Jumala käest ju endale. See on ju egoism. No nüüd paljud ei saa jälle aru, see on nii raske seda igat asja, tuleks tegelikult lahata. Sest et ma saan paluda või vaadelda Jumalat Jumalas oleva kohta. Kui Jumal tahab mulle nüüd midagi minuga näiteks anda mulle või jagada, siis ma ütlen aitäh. Aga ma ei saa talt paluda seda. Saad aru? See mõiste, et kui ma midagi ma palun ju egoismina endale. Mõiste olen mina. Aga kui sa teisele palud? Ei ongi nüüd, ma hakkangi nägema oma ümbritsevat maailma, kuhu Jumal on mind asetanud. Minu õnnistused seisavad tegelikult selles, kuidas ma saan teisi teenida. See on selline, kuidas ütleme, nõua Jumala riiki ja tema õigust, kõike muud saad sa peale kauba, on ju. Aga nüüd, et ma näen, mis Jumala riigis toimub ja piltlikult selle põllu eest tuleb oma hind maksta, et sellele aardele ligipääs oleks. Mõistad, on ju? Et vaimus on see tohutu aare olemas. Just läks mul kirikus kaduma, ma olin mõtetes lendasin kuidagi ära. Just see põllust ja aardest. Mida see Slava rääkis täna põllust ja aardest? Ma ei mäleta ka ausalt öeldes mida. Aga minul on nüüd oli nii palju mõtteid tuli seal peale, et lihtsalt sa oled selle sees. Ma hakkasin mõtetest üles. Ja. Ei, see piibel ütleb ju tegelikult see aare on ju tasuta. Aare on taeva kingitus. See on päästes ju pandud see, kuidas ütleme see aardekirst või see on pandud ju meie sisse, see on meie sisemuses, on ju. Aga nüüd kogu meie see kuningriik, kus kohas me oleme, selle eest on oma hind. Vaata, selles hinnas ma olen jätnudki kõik vana, mida Jumal on teinud ristil, nüüd Jeesuse Kristusega. Selles ma jätsin kogu oma, ütleme ka enda peale vaatamise. Endaga arvestamise. Ma tahan üksnes temaga arvestada. Tema kuningriigi laienemisega, tema töö esile tulemisega, tema armastuse vabanemisega, taevaste andide maale sündimisega. Kuidas, mismoodi? Mina ei tea täpselt, kuidas need sünnivad. Tahaks antud hetkes olla tundlik Jumala vaimu suhtes. Kuidas liikuda Jumala vaimuga niimoodi kahasse? Ma ei saa kuulata palju, mida mulle kõrvalt nõu antakse või vaadelda, mida teeb see kogudus või too kogudus või mismoodi nad seal askeldavad oma asjadega. Ma saan ainult issandalt küsida. See tundub natuke nüüd et oled sa mingi veidrik või niimoodi. Kas siis inimesed ei olegi siis enam kuidagi need ja need? Ma räägin, me oleme ära uppunud täna oma kiriklikesse programmidesse, kiriklikesse igasugustesse ettevõtmistesse. Ma ei ütle, et need on halvad, selles mõttes ei tohi vastandada asju. Aga meil ongi ainult see, mida minu pastor ütles. Ma mõtlen, ta võib ju paljugi öelda. Ma küsin, aga mida su issand sulle ütles? Kas sa täidad oma issanda eesmärki või oma pastori eesmärki? Need on nii, vahel me ütleme, ei, see on võrdusmärk on seal vahel. Ma ütlen, unusta ära. Me kõik oleme inimesed siin. Aga kui ma nüüd issandat ei kuule pastori hääles enesele kõnelevat, ole aus. Jäta sinna paika see asi. Aga kui inimene ei oskagi kuulda Jumala häält? Vot see on nüüd, kuidas me koguduses oleme õpetanud inimesi. Sest Korintuse kiri ütleb ka, kui nad kokku tulevad, nad jagavad seda, mida nad on issandalt saanud. Ma ütleks tegelikult, vaata see on nüüd, need on vahel nii palju ütled, et ma ei tea, kellelgi läheb köht lahti või kellelgi läheb köht kinni või ma ei tea, kuidas öeldakse selle kohta, aga tähendab, meil ei olegi õigust koguduses muud jagada kui see, millest issand on mind kõnetanud. See on see tegelikkuse pind. Aga siin ühes koguduses ma küsisin ühe venna käest,
või noh, seal ühes osaduses rääkisime seal, siis üks, kes oli natuke aega usus olnud, noh teised kõik juba nagu ütleme vaikivad, nad on juba nii kaua olnud, nii kogenud juba kõik. Aga üks oli liiga algaja, ma ei tea, ta oli vist 3 aastat usus olnud. See vend ütles, aga siis me peaksime kogudusega laiali minema. Ma mõtlesin, et appikene vend saab asjale pihta juba. Aga teised keegi ei saa pihta, sest kõik on asja ära õppinud. Kõigil on asi selge, kuidas Kristust korraldada. Yeah. No, see on appikarje tegelikult. Kas issanda lähedal olu on mu südame tukse täna? Kas see on see, mida üle kõige ma igatsen ja ootan ja nagu vajan ja nagu seda, noh, nagu sisse-välja hingamine. Ma küll ise sellele palju ei mõtle, aga ootus issanda järgi on kogu aeg minu mõtetes. Meenutamine eelnevates, noh, sellistes issanda külastustes või tema sõnumites, kuidas ta on avanud oma sõna, näidanud oma aardeid sõnas. Tähendab, kas see on see tõmme, mis paneb mind nagu magnet seda taga ajama? Aga vahel ju on see, nagu öeldakse, nii-öelda kõrbeaeg. On kõrbeaegu, on. Kõike on elus. Ja siis tuleb jälle see hea ja kurja tundmise puu. Jumal, miks sa ei ole minuga? No aga süüdistus? Ei, ma ütlen, aga iga hea ja kurja tundmise puu ei ole ka see halb asi väga. Sellepärast, et Jumal peab ju meile kuidagi moodi lahti tegema ja näitama, mis on hea ja kurja tundmise puust pärinev ja mis on pärinev elupuust. Kui meil nüüd ei oleks enam üldse kontakti selle hea ja kurja tundmise puud, kuidas me seda vaenlast ära tunneme? No tegelikult ka, kui võtame niimoodi, et isegi kurat pole halb, siis ma ei tohi hinnangut anda. No, aga miks ta ei ole halb? Sellepärast, et Jumal on ta loonud meile vasaraks. Jah. Võiks öelda, kõik tuleb kasuks. Kuidas? Vaata, nüüd on see kuidas. Jumal on öelnud, kõik, mida tema on loonud, on hea ja kasulik, nagu ütleme ka, noh, piltlikult öeldes nagu raha. Ega raha ei ole hea ega halb. Küsimus, kelle käest ta on. Kes seda kasutab heana, kes kurjana. Nii on ka elus paljud asjad on. See on jälle tuleb see, et mis on sinu jaoks hea või kuri raha kasutamises, ei pruugi jälle minu jaoks olla see. Seega jälle see lähtub see raha kasutamine ka, et Jumal, mis sa tahad, et ma teeksin sellega. Ja ta suunabki ja juhatab siis. No täna nagu Slavagi ütles, vaata, mis on nagu hea, on ju. Ühes kultuuris öeldakse, see on hea, on teises kultuuris halb. Ka nii võib olla. Sest väärtushinnangud on väga erinevad. Tähendab, elus... Ja mitte ainult kultuurist. Ta tõi seal, ütleme, aborigeenide näite ja valge inimese näite. Ma võtan väiksel Eestimaa pinnal. Vaata erinevaid konfessioone. Juba seal on nii suur vahe, kuidas mõõta kristlase mõõdupuud, kas ta on nüüd hea, kas ta on nüüd kasvanud täisika. Ja see mõõdupuu on, ütleme, piibli tundmises, ontlikus eluviisis, pastorile alluvuses. Et mida rohkem seda tasandit on, ahaa, ta on suureks kasvanud, öeldakse. Tegelikult ei tea öödega mütsi Jumalaga koos olemisest. No, kurt on vahel, jah. Nii tahab olla niimoodi. Et no, ega ei oska selle kohta midagi nagu öelda, et vaata, meil kõigil on igal inimesel, noh, ma olen väljendanud sellist väljendust, nagu meil on kõigil oma filter. Kõike, mida me omandame, vastu võtame me vastu läbi teatava filtri. Seda filtrit võiks nimetada, see on sinu Jumala tundmine. Ja kui sa mõtled nüüd, ja kui see Jumala tundmine on inimliku meele tasandiline, noh, nagu mul ei olegi Jumala vaimust mingeid ilmutusi ega noh, koos oldud aegu, veedetud selliseid vaimus löögastuse aegu või kuidas ütleme niisugused. Neid aegu võib olla ka siis, kui sa oled hea ja kurjatumise puus. Sul ikka võib olla mingisugused kohtumisi ja rääkimisi. Ikka on. Aga see ei ole ikkagi see elupuu ju. Jaa, aga ega Jumal ei pane seda halvaks, kui me oleme selles hea ja kurjatumise puus kinni. Ega, vaata, me inimestena ütleme halb, hea. Just. Me anname hinnanguid, aga Jumal ei anna selliseid hinnanguid. Jumal näeb meid, kui me oleme hea ja kurja tundmise puus. Ta annab meile ka oma heast seal osa. Vaat me inimestena tahaksime piirjooni vahele panna. Et ära seal ole, see on halb. Ära puutu, noh, või selle kuuma pliidi peale kätt pane, põletad ära. Sõna ütleb, et kui sa hea ja kurja tundmises sööd, mis on ka
võid ka piibli kaudu seda teha. No muidugi, piiblis on samamoodi. Siis sa pead surma või surma siit surema. Jah, aga ütleme, inimloomus on juba nii surnud, et ta on surnud. Nüüd Jeesus Kristus, ma ütlesin eila ka seal selle välja. Võib-olla see surma siit surema, vabandust, on see, et vaata, ja ma surengi iga päev Jumal. Vaat see on see enese ohverdamine, inimlik ohverdamine Jumalal. See on ka üks pidev suremine. Nojah, ühest küljest me oleme surnud, aga teisest küljest, kui me oleme surnud, siis ma pean ju teavitama endale see, millele ma olen surnud, sellele ma olen surnud. Ma ei saa vahepeal ärgata sellele ellu. Näiteks ma olen käsule surnud. Kuidas ma vahepeal ärkan käsule? Kui ma olen patule surnud, kuidas ma jälle ärkan patule? Kui ma olen vanale elule surnud, kuidas ma jälle ärkan vanale elule? Ma saan aru, kurat petab jätkuvalt meid. See on üks teema, mis kogu aeg meid nagu ümbritseb. Me elame selle maailma keskel, kus on igasugused himud, selles maailmas tormavad, möllavad või ühelt poolt, teiselt poolt. See ei ole himude tõttu. On mingid aeg, kus sind üldse, kes te ei loksuta. Kõik on issanda lähedaloluga seotud. Issanda lähedaloluga. Muidugi. Vaata, see on see. Lähed kuskile kogudusse, vaata, pane tähele. Näiteks, ma lihtsalt mõtlen inimeste tunnistuste peale, kui ma praegu räägin. Näiteks, kuskil koguduses keegi tõstavad käed üles, ülistavad Jumalat. Teatud inimesed on meeletult häiritud. Miks nad käed üles tõstavad? On ju? Ise tuled Jumala lähedalollu. Tõstad ise ka kohe käed ülesse. On ju? Kohe saab sinule see eluks, mida nemad tegid, ennem see häiris. On ju? Keegi näiteks, ütleme piltlikult, toome sellise pildi, et näiteks keegi laulab teistega koos. Siis kellegi laulmine häirib, võib-olla kes ei pea väga hästi viit või tema hääl või mis iganes natukene selline kriibib, see häirib sind. Tuled Jumala lähedalollu, kuuled uuesti seda, nüüd sa naudid seda häält. Ja nüüd tekib küsimus, aga ennem oli nii, kuidas nüüd on ju? Siis kellegi näiteks keegi palvetab koguduses, võib-olla ta mingisugust sõna väga palju seal näiteks korduvat sõna kasutab, kuidagi häirib. Nüüd tuled Jumala lähedalollu, nüüd sa naudid seda hoopis. Siis mõtled, kuidas selline vahe saab olla? Ühes oled sa elupuus, teises oled sa hea kurjatundmise puus. Ja kui sa oled hea kurjatundmise puus, siis sa tahad kogu aeg kehtestada inimlikku õigust. Et koguduses peab olema kord, kõik peavad tegema nii, nagu mina teen või sa saad ise paratamatult möödupuuks. Sa hakkad teistelt nõudma seda. Nüüd sa oled tegelikult kurjategija teiste jaoks. Aga teostad Jumala riiki. Sest tähendab, meil on, kui aus olla, ütleme ausalt siis, me oleme ära seganud inimlikku, jumaliku ja lisaks ka kuratliku võiks seal öelda, kõike. Koguduses võib esile tulla kõike. Aga me peame arvestama sellega, kogu see, ütleme, kuratlik ja inimlik kuuluvad ühte lahtrisse. Tahad või ei taha, meeldib või ei meeldi, elu on see. Ainult, mis lähtub Jumalast, on elupuu. Me ütleme küll, on Jumala hääl, on inimese mõte, on kuradi hääl. Me võime neid liigitusi teha. Ka inimlik on kuratlik. Sest ta ei pärine elupuust. Elupuu on Kristus. Taevane võidmine, taevane elu, taevane see läbivool tema lähedalolus. See on Jumala au esile tulek läbi tema ihuliikmete, kelle ta on päästnud maa peal. Enda jaoks. Ja siis samas miks mõned ei taha siis tema juurde tulla? Võib-olla mitte seda, et ei taha tulla. Ma usun, nad tahavad tulla. Aga nad ei tunneta seda sellisena. Paljud inimesed küsivad, ütle, kuidas ma seda kätte saaksin. Ja mina ei oska selle kohta ka midagi öelda. Ma ütleks lihtsalt, tahta Jumalat. Mina ei saa sulle seda anda. Oleks see niimoodi, võtad toobiga või annad talle või kuidagi teed talle mingit, ma ei tea, nagu elektri, ma ei tea, pluss-miinus ülekannet või nagu akule laed teise aku täis. Vaata, need asjad ei käi justkui niimoodi, aga vahel nad võivad käia niimoodi. Just nimelt, pange käed peale ja nad saavad, on ju, vaimu ja kõike, tervist ja kõik võib toimuda selle läbi. Aga seda nagu inimlikult mõelda, et see nii on, ta ei tööta nii. Vaat jällegi Jumala juhtimine. Vaat lõpuks sa näed, et inimene maa peale on loodud Jumala jaoks edastama Jumalalt
nagu ühelt teisele. Ja siis ma näen korraga, kui oluline on kaaskristlane õde-vend koguduses minu jaoks. Sest mina ei saa seda kätte, mida saab kätte mu õde-vend. Ja seesama õde-vend peab minule tegema selle edastuse. Ma sain ka just siin üksi alles mingi pikalt, ma ei tea, päris pikalt olin üksida seal. Ja sealt nii-öelda koopast välja tulles ma sain aru, külbast majast välja tulles. Vendade ja õdedega suheldes saad aru, kui olulised nad tegelikult on. On küll. Et Messengeris ehitati üles ja ka osaduses olla. Et ei saa nagu omaette ainult teada, et mina ja minu Jumal ja küll ma saan hakkama ja mul ju piibel on. Võib-olla mõni tugevam saab tõesti seal pikemalt olla. Võib küll olla, jah. Aga siis tänaseks võib-olla teed väikse palve sellest elukuust ja lõpetama ja homme jälle Orissaares siis. Homme on jälle läheb uue hooga ja nüüd on iga päev midagi toimub. Homme kell 11 ennem rahus ja siis pärast kell 3 Orissaares pärast jälle. Aga saame palvetada, tähendab, mina ütleks ka, mina ei oska, ma mõtlen paljus asjas, ma olen nii võimetu, sest tead, ma kuidagi tunnetan Jumalat ja kui sa tunnetad Jumalat, siis sa tunnetad inimlikult, sa ei saa kellelegi midagi anda. Sest kui Jumal ei tõmba, Jumal ei tee, Jumal ei tule, Jumal ei ole, kui Jumal ei ole see, ütleme allikas, siis mida mina seal toimetan? See tundub kõik nagu väsitamine või mõttetu või teisest küljest. Aga nüüd tema lähedal olus läheb see kõik nii armsaks. Tähendab, et sa tahad rohkem ja rohkem ja rohkem. Jah, aga palvetame selle pärast lihtsalt, et las kaovad kõik need teemonlikud, ma ei tea, võitlused või asjad, mis me elus on. Las nad kaduda meie silme eest. Kristus tähendab minu elu allikas. Ja kui Kristus on minu elu allikas, ma ütlen, teemonitel ei ole kohta seal kõrval. See kõik aihtub lihtsalt. Sest keegi on nii kalli hinnaline aare selles põllumaas. Tema on kõik, taevane kingitus. Ja siis millist hinda keegi selles kuningriigis nagu esile toob, seda ta toob, aga see on hingetasandiline on ju. See ei ole enam see vaimu, mis meie sisse on pandud kui aare. Aga sellest tuleb oma hind põllu eest, et seda omada, tuleb teatud hind maksta piltlikult. Ja Jumal, me täname. Me oleme tihti, lihtsalt oleme nii põnevil selle üle, Jumal. Mida sa oled tegemas? Jumal, kuidas sa siin Eestimaal oma asja oled korraldamas? Meie ei taha sulle nõu anda, me ei taha midagi öelda, me tahame lihtsalt sind kuulata. Olla lihtsalt sulle sinu ees ootuses, põnevuses. Jumal, nende asjade kohta, mida sa oled rääkinud meie maale, mida sa oled oma piltides meile teada andnud, mida sa oled näidanud meie südames. Jumal, me oleme nii põnevil, kuidas sa saad muutma täna kõike seda osa, kus senini nimetatakse koguduste nimesid, inimeste nimesid, just kui igale asjal on antud oma nimi, ka haigustele, sidumistele, kõike on nimetatud oma nimedega. Kuniks Kristus, sinu nimi saab täielikuks võiduks ja me võime kõike nimetada ühise nimetajaga. Kristus, minu elu. Kristus, sina oled üle kõige. Ja kõiges oled sina valitseja. Ja me tahame anda kõik need nii-öelda otsad, mis justkui Jumal oled sa ulatanud meile, tahame me kui tagasi anda sulle. Sinu juhtimises me teame, et me oleme juhitud. Sinu valvsuse all me oleme hoitud. Ja kõik, mis ka selle maa üle on negatiivset räägitud, me tahame, Jeesus, sinu nimel tühistada seda, sest sina kui armastav isa räägid oma poja kohta vaid ainult elu. Ja me tahame seda elu vabastada, seda armastust täna vabastada, seda julgeolekut vabastada. Iga sinu lapse üle sellel maal, kelle eest oled sina surma läinud. Me täname, et see on su taevane and, mille sa oled esile toonud ja sa oled muutnud kõik pimeduse valguseks, et ei räägita enam mingisugusest pimedusest, valgusest või armust või käsust või õigest või valest, vaid räägitakse ainult sinust.
sest on kõrvaldatud see hea ja kurja tundmise puu. See maopuu on ära kõrvaldatud ja oled vaid jäänud sina, kes sa oled elupuu. Sina, kes sa oled allikas sellele armastusele, sellele elu esile tulemisele. Ja sa ütled ka ju, kes usub, nagu selles kirjas on kirja pandud sinu vaimu läbi need sõnad. Sa ütlesid, et selle ihust peavad välja tulema need elava vee jõed. See on Kristus, sinu vaimu voolamine, kuidas sa voolad oma vaimus üle selle maa, üle nende kõigi inimeste, kus kogu seda maad katab sinu au tundmine, sinu tegude rohkus. Jumal, kus sina oled kõnelus ja me elame vaid sinu hääle kuulmisest. Me elame vaid selle vaimu juhtimisest, kuidas Jumal oled sa pannud täna oma lapsed liikuma sellel maal. Ja las see ülevool, üleküllust täita täna Jumal sinu nendest aitadest ja varasalvedest. Las see voolata üle selle maa, selles vilja kandmises, sest sinu elupuu kannab sinu eluvilja. Ei ole ühelgi inimesel tema, kui selle Aadama vilja sulle näidata, vaid on ainult Kristus sinu vili. Selle armastuse allikast lähtuv armastus, Jumal, kus ei ole ühtegi tingimust sa seadnud, vaid sa lihtsalt armastasid meid ja nii nagu sa oled meile sellest osa andnud, tahame meie olla selle armastuse esiletoojad. Seda elada oma õdede-vendade jaoks, inimeste jaoks, kellede keskel me elame. Anna Jumal meile armu, et meie pilk alaliselt kinnitub sinu elu allikale. Ja Jumal, et me saame näha seda armu, kuidas ka kõik need teemonid põgenevad sellelt teelt, kus nimetatakse sinu nime, Jeesus. Mitte keegi ei saa seista sinu nime ees, kui ta ei ole sinu nime kandja ise. Ja et me saame siis taas öelda, õnnistatud on, kes tuleb issanda nimel. Et saame seda üksteise üle ka öelda, et me oleme issanda poolt läkitatud üle kogu selle maa. Tänu sulle, Jumal, et sa oled kuulnud ja et sa oled Jumal, kes sa oled vastus täna igale ühele, kes sinu poole hüüab. Jumal, et sa teed oma taevased portaalid lahti, et sa näitad meile oma taeva avarusi, et sa näitad meile kõike seda, mida sa oled varjule pannud kui meie jaoks, et me võime tulla ja võtta neid sinu varaaitadest. Tunda ära selle kallihinnalise aarde Kristus, sina meie elu, sina meie olemine, meie armastus, oled vaid sina ja väljaspool sind ei ole mitte midagi. On tühjus, on kaos, on surm, on lahutus ja sinus on meil kõik. Jumal, me täname selle elu eest. Las see elu tulla esile, las pimeduse maailm näha seda elu, Jumal, sinu koguduses, sinu laste sees. Las tulla ilmutus üle kogu, sest sa oled pannud oma ilmutuse särama ju selles valguses, kelleks oled sa oma poja loonud või kus elab täna sinu poeg meie igaühe sees, kelle sa oled päästnud. Ja las see selles pimeduse taustal särada, paista, tõusta kõrgeks. Nagu sa ütlesid, tõuse, paista ja sära, sest su valgus tuleb, issanda auhiilgus paistab minu üle, meie iga üksiku üle, et paljud saavad kaugelt tulla pimedusest, ekslejad, petetud, kes iganes kuradi poolt on vintsutatud, saavad tulla selle valguse juurde. Kristus, kes sina oled, meie elu allikas, see elu paiste ja sära. Tänu sulle, et pimedus on läinud ja kõik on valgeks saanud. Sina tulid, et olla see valgus ja ei mingisugust pimedust. Ja ei ole enam seda hea ja kurja tundmise puu, neid pimedust ja neid hinnanguid ja neid võrdlusi ja neid määratlusi ja neid kohtuotsuseid ja kõik, mida inimesed on ka edastanud, vaid on järele jäänud, Jumal, sinu hinnang. See, kuidas sina määratled, kuidas sinu tahe sellele maale on, see on parim selle aasta jaoks ka, Jumal. Tõesti, mille alguses me siin oleme, on issand sinu ajastu esile tulemine, sinu poja ilmsiks saamine, apokalüpsis, see kõikide katete maha võtmine,
ja selle vabaduse täiusliku käsu sisse vaatamine ja selle eluvaimu seadusega üheks saamine, kus kõik on Kristus sinu näoline, sinu tahte järgi sündinud ja sinu tahte esile tulemine sellel maal. Jumal, me täname selle armu eest, selle armastuse lõpmatu sirutuse eest üle maa. Jumal, sa haarad kõik endasse, sest see kõik, mis on sinust väljunud, sa võtad selle kõik tagasi endasse. Ja Jumal, selles me kuulutame Kristus, sinu lõpetatud töövõit Golgata ristil on kõik omandanud sinusse. Tänu sulle, see on sinu armastus, Jumal. See on sinu elu, Jumal, meie suhtes või meie poole, millega sa osutad meile iseennast. Ja las see tõesti liikuda kui üks veelaine, mis liigub üle selle maa peatamatult ja sa võtad endaga kõik kaasa. Jumal, see on sinu tsunami, millega sa külastad seda maad ja sa pöörad kõik selle, mis on enne olnud. Mälestused, mis on olnud, läbikukkumised, ebaõnnestumised, kõik, mis siin on olnud. Sa pöörad nad kõik enese lähedal olus, enda embusse selle armastuse vastuvõtmiseks, et sa võtad meid vastu kui oma poegi ja tahad meile korraldada selle peo, et see pidu on tõeline, Jumal, sinus. Et me igast ühest sõnast elame. Jumal, kuidas sa kõnetad oma poegi. Tänu sulle selle eest. Ja iga kuulaja, kes on seda vaadanud ja kuulnud, Jumal, lase oma arm ja lähedalolu olla tugevalt meie üle. Et kõik, mis selle sees toimub, Jumal, on sinu kiitus, on sinu kõrgeks tõst. On sinu imetlus sellel troonil, kus sa täna oled. Ja mida me näeme, selles me saame aru, Jumal, oled sinagi meid sellesse asetanud. Tänu sulle, tänu sulle, tänu sulle. Tänu sulle, Jumal, see on sinu elu. See on sinu elu. Ülikülluslik elu. Kõike, mida sa oled siia tulnud tooma. Ja meie oleme selle osalisteks saanud, Jumal. Tänu sulle. Tänu sulle. Halleluuja. Halleluuja. Tead, selles mõttes tahadki olla Jumalaga ja jääda Jumalaga. Ega ei tahagi mujale vaadata, kui ainult tema peale vaadata. Palju selgemaks saab ka see Marta lugu, kes oli, et jah, täpselt. Mullegi religioosses koguduses kunagi öelda, et sa ei tohi seal Jumala ligiolus olla, et sa naudid seda. Et see nautimine iseenesest oli halb, mida ma tegin. Aga see tahes-tahtmatult tuli, sest tema ligiolu oli nii hea. Et kuidas sa ei naudi seda siis? Kui sa saad armastusega kokku. Ja nii nagu Maarja kombel tahadki istuda seal, olla seal ja kuulata, mida Jeesus räägib. Just. Sest inimene on ju pandud sellest elama. Rõõmu tundma sellest. Aga homseni. Jaa, näeme siis homme. Jah.